Tšau, jälle päev 2. Ruttu tuleb videod ära teha, et siis kui tahtmist on teha, siis tuleb neid järjest, aga kui tahtmine üle läheb, siis põhimõtteliselt jääb ilmselt väga pikk vahe vahele. Mõtlesin pikalt, et kas ma üldse viitsin täna teha või mitte viitsin täna teha, et millest ma teen, sest mitu päeva järjest samast asjast teha ei ole nagu pointi. Ma teen sellest, mis on minu kappide sisu, mis leidub minu külmkapist ja minu kuivainete kapis. Ja alustame siis kuivainete kapist. Kuivainete kapp on mul siin. Ja vaatame siit, mis siin on. Nii, see nüüd on, üleval on mul pudi-pudi, all on nii. Siit leiab Thin Crispy, 2 tükki. 4 vilja krõbuskid, neid te nägite eile juba. Siis on täisterahelbed, 8 viljahelbed ja 8 viljahelbed. Tagurpidi. Ja on nauni. Siis on meil seemnete gliidega. Siis on 2 pakki tatart. Tatar mulle meeldib, kui on pakikestes. See on nii hea lihtne teha, ei ole vaja mingit pläkerdada midagi. Üks kinnine pakend, mulle meeldib, kui mul on rohkem neid. Siis te leiate, või noh, ma leian siit, teen ette. Täisterapasta, täiesti suvaline poest ostsin, jäi silma, jumala eest, mul ei ole üldse vahet, mida ma söön. Siis on tagliatelle, ka suvaline mingi roheline pasta, ma ostsin värvi pärast ainult. Siis on, mis see on? Mahe täistera rukkijahu. Ma tegelikult ei osta mingit ökomökot, sest ma ei ole mingi eriline ökomöko, aga ma ei tea, mul ei poest silma, siis mõtlesin, ma ostan. Siis on see. Siis on, mis see nimetus täpselt on? Nisugliid. Ma kasutan neid asju 3. toidukorral tavaliselt, kui ma panen mingiks süsivesikuks neid juurde. Siis on, seda te nägite ka eile. Need on need täistera mingid stikid, on ju. Siis ma leidsin mingid ägedad pudrud, mida ma kavatsen proovima hakata, kui mul teised otsa saavad. See on meil täpsemalt öeldes hirsipuder kõrvitsaga. Väga äge. Siis on meil siin veel ägeda. On kaerapuder mustika ja vaarikaga. Ka jälle vene toode, kaša. Очень вкусный, наверное. Тогда teine kaša on ka meil. Ja see kaša on kaerapuder kirsi ja õunaga. Jälle väga äge. Siis leiab siit, noh, kui te näete siin taga on hästi kaugel, on mul terve asju, mida ma nagu väga-väga harva kasutan. Et seal on kama. Vahest, kui tuleb kamaisu, siis on hea teha seda. Et see peab olema. Siis on sool, mida ma ei kasuta. Manna, mida ma ostsin mingi koogi jaoks kunagi ja nüüd on terve paks seal. Siis suhkur, mis ongi mul vist, ma arvan, et eluaeg juba seal olnud. Kartuli tärklis sooda, mis seal neil on. Siis on tatrajahu on äkki nimetus või. Jälle ostsin lihtsalt sellepärast, et ostsin. Nii, need lähevad mul see tagasi. Siis ma pean nüüd tagasi panema, sest muidu ma ei saa elada. Homme hommikuks ma teen endale muhuleiba. Ja tavaliselt, kui ma sükst asju ostan, siis ma pean nad kiiresti ära sööma, sest võib juhtuda see, et ma lähen hoogu ja ma söön neid siis, kui neid tohi süüa. Ehk siis ma söön neid nii-öelda oma toidukordade väliselt, mis ei ole üldse hea, sellepärast, et oma toidukordadest tuleb kinni pidada. Sest kui ühe korra libastud, siis võib juhtuda, et sa libastud mitmeks päevaks, mis on mul väga tihti. Ei ole väga tihti, okei, ma liialdan, aga on ette tulnud ja see ei ole üldse hea. Siis järgmine riiul sahtel kapp, kuradi kapp, jah, on mul selline. Siin on mul see mingi asjandus. Suvaline kapp tegelikult, ma panin siia lihtsalt mingi mooniseemned, rosinad
linaseemned, mingid õlid, mida ma ei kasuta jälle. Siin on mul, mis mul on? 40 kõrbusküttepakid ja veel tatrakrõbinad. Ma räägin, need lähevad mul siis tavaliselt mingiks süsivesikuks. Siin on mingid maitseained, magusamad. Et selline. Siis see kapp on üks huvitav kapp, ütleks. Siin on minu viimase aja katsetused. Ma olen 3 aastat kaalu langetanud ainult puhta toiduga. Ainult puhas toit. Ja ma ütlen teile kohe, et ainult puhta toiduga on langetadki kaalu. See on 100%. Toitumine peab korras olema ja kõik oma toitained sa saad kätte toitudest, mis on, ma ei tea, kanad, munad, lihad, kõik asjad. Aga nüüd ma avastasin, mida ma ei avastanud, ma tahtsin katsetada neid asju. Jah, need on toidulisandid. Ja ma olen siuke loll või hull, et ma ostan kohe mitu pakki valmis ja ma söön nüüd, ma arvan, mingi 2 aastat äkki. Ma ei kasuta neid palju, sest ma eelistan ikkagi korralikku toitu. Küll aga ma katsetan selles mõttes, et 3. toidukorraks ma tihtipeale kasutan seda pudingut, mis mul alguses on maitsnud, aga nüüd on ta väga hea. Ja pudru sisse ma panen erinevaid valgupulbrid. Ja pannkooki ma teen ka sellest valgupulbrist, mis on nagu ülikerge, ülilihtne. Eriti kuna mul on kogu aeg hästi kiire, siis see on ka üks põhjus, miks ma nagu proovisin neid, et just pannkoogi puhul ja 3. toidukordade puhul, et mitte poest osta, siis ma teen selle valgupulbriga valmis, visan sinna mingi piima, mingit asja ja 3 minutit ja sul on põhimõtteliselt toit valmis. Ja natuke kerged süsikad kõrvale ja pole üldse probleemi. Ehk siis kiirel elutempol on need asendamatud asjad. Jälle ma siin vale juttu, tegelikult need on küll asendatavad, sest ma ju vanasti sõin kogu aeg. Lisaks mul oli selles mõttes, mul oli 3. tehtud siis muna lihtsalt kaasa, et midagi muud ei olnudki. Aga mugavus maksab. Siis siin on mul terve hunnik maitseaineid. Soola mul ei ole, mul on kõik muud asjad, aga mitte sool. Mitte, et ma soola kardaks, aga kuidagi on jäänud välja. Juba siin messaajast millegi pärast, et kuidagi lihtsalt eemaldusin ja rohkem ei olnud vaja. Siis siin on ananas. Siin on ananas. Mingi moos. See on, mis ta nimi on? Pomelo. Seisab pikka aega. Siin on maapähklivõi, kookos, õlive. Ei ole rasv, jah. Mingi kaste jälle. Mesi, veel üks maapähklivõi ja mingi juustumoos, mille ma sain mingist kingipakist ja seda ma nagu tegelikult ei söö. Siis täna ma ostsin muhuleiba. Muhuleiba, erinevaid, poolikud, mitte rohkem. Ja nüüd ongi see lugu, et kuna ma ostsin muhuleiba, siis ma olen sunnitud need ära sööma ja ma proovin need oma päeva menüüsse sisse panna, mis tähendab seda, et oma hommikul ma sööngi muhuleiba ja kuskile ma selle poogin endale veel sisse. Siin on meil siis rosinatega, tavaline seemnetega ja pähklitega, tervete pähklitega, et nagu, jess. Ja kõik huvitavam osa tuleb ilmselt nüüd kohe, sest me lähme minu külmkappi. Siin üleval need kapid. Siin on mul nõud ja ma ei hakka näitama, pole nagu pointi. Vaatame külmkappi. Külmkapiga on meil siuke lugu, et külmkapp on meil siin. Selline. Suur. Kui me nüüd teeme lahti selle, siis meil paistab vastu siit terve hunnik asju. Nii, kui me alustame siit ülevalt, siis siin on tomatipasta, kohvikoor. Ma ei mäleta, mille jaoks ma seda kohvikoort ostsin, aga ma millegi jaoks ostsin seda. Nüüd ta mul seisab siin, see tuleb ära kasutada. Siis on minu lemmikud on aurutatud kikerherned, super asjad. Täna oli soodushinnaga poes. Ma ei tea, mis poodi läksin koera toitu ostmas, ma ostsin veel mingid räimeid igaks juhuks.
ananisse lõigud, mida on vahepeal hea pudru peale panna. Siis taga on üks naerumoos, mida ma ei kasuta, sest see on liiga suhkrune. Ja nii, et kui keegi tahab, seda võib siin endale võtta. Kohvikoor oli, siis siin on mul, ma arvan, mingi paar kuud juba seisnud Signessa jalapeenod, mida ma olen kogu aeg unustanud talle anda. Siin taga on veel mett ja kõrvitsat ja seal taga on, mis see taga on? Kaaviar, aga seda mina ei söö, seda sööb mu mees. Nii, järgmine riiul on jalapeenod. Minu täielikud lemmikud. See on siis, kus mina võtan kogu aeg. Ülemine on Signessale. Siis on mul, mida ma ostan, on maitstamata jogurt alati. Need on enamus asjad alati mul külmkapis olemas. Maitstamata jogurt, mida ma jällegi kasutan 3. toidukorraks. Sinna saab sisse segada erinevaid huvitavad asju. Alustades, ma ei tea, vaarikatest, mustikatest, maasikatest ja kodujuustu võib sinna sisse panna, no okei, valgupulbrit võib sinna sisse panna, jällegi väga korralik 3. toidukord. Keefiriga sama lugu, et saab segada näiteks ka minu selle proteiinipulbriga, aga ja miks mitte ka lihtsalt seda juua. Siis on siin kodujuust, ma ei tea, miks ma seekord ostsin rasvatu kodujuustu, sest tavaliselt ma kasutan 5%-list. Et tavaliselt ma kasutan 5%-lise rasvasisaldusega seda, aga nüüd kuidagi jäi äkki see pihku. Siis siin on mul hulluse riiul. Tavaliselt sükest riiulit ei ole, aga sellel Valio nendel uutel proteiinijogurtitel oli mingi soodushind Rimis ja siis ma mõtlesin, ma võtan mingi 10 tükki. Et 3. toidukorraks vahepalaks jällegi ideaalne minu jaoks. Korrutan minu jaoks. Ma väga palju neid niimoodi igapäevaselt ei taha tarbida, sest mulle maitseb väga muna, et siis ma teen tihti peale endale muna ka. Nii, järgmine riiul on meil siis selline, et meil on siin sushi, mis see kurat on? Ingver. Ingver, jah. Ingver, siis on Saaremaa juust, mis väga paljudel ei maitse, aga mina ei tea, minule maitseb rukkipala ja rukkisepik, mida on samamoodi, need on alati mul olemas. Siis me leiame siit veel, mul läks nimi meelest ära, mis asi on? Spargel, jaa. Mis see on jälle? Lillkapsas või? Valeta lillkapsa jäänused on siin. Brokkoli. Minu lemmik on spinat. Tõesti super hea. Ja keedupeet. Need saab poes täiesti... Kuule, ma tavaliselt ostan tegelikult riivitud, mitte nagu neid terveid, nii et sellega tuleb midagi teha. Järgmine riiul on meil juurvillad. Siin leiab igasuguseid asju. Salatit, ingverit, küüslauku, sidrunit, sibulat, tomatit, kõik asju. Järgmisena on meil siin, tavaliselt on meil see puuvilja. Lett. See on suhteliselt tühi praegu, närune, ütleks. Nii, siis siin on minu muna. Munadega on selline lugu, et see on suhteliselt tühi, tavaliselt on mul rohkem täis, nii et see muna tuleb juurde osta. Siin ma leian veel Putero käsitöö või, mille ma ostsin täna just Muhu pagaritest. Siin on meil tavaline või, siis on veel sinepit, üks munajäänus. Siin on munavalge segu, mida ma alles, see on esimene pudel, mida ma ostnud olen. Ma muidu ei ole neid munavalged ostnud, aga mingi hetk hakkab kahju oma munadest, sest ma tarbin seda munavalget suhteliselt palju. Et sellepärast ta mul siin on. Ja sellega on minu külmkapi... Ai, ma valetan, see on alles üks pool. Andke andeks. Olen nii rotakas. Meil on veel teine pool ka ju. Teisel pool on mul... mis mul on teisel pool? Siuksed asjad. Ülevalt leiate te pelmeenid. Need pelmeenid on trikk. Need ma ei söö, ma ostsin need sellepärast, et nad olid ilusas paketis. Aga minu lemmikud pelmeenid... mida ma söön, ma ammu söön jällegi, on need kanapelmeenid. No lihtsalt ülimalt head, mulle väga maitsevad. Söön umbes 10-12 tükki korraga. Siis on need teised pelmeenid, mida ma ei söö. Siin on mul veel mangotükid.
mangotükkidega on siuke lugu, et nii ma panen pudru peale. Ja siis on siin need huvitavad supid, mis on ala mingi 0 kalorit on väga vale, aga ta ei ole 0 kalorit, seal on väga vähe kalorit, aga see ei jutu tegelikult eriti midagi. Et need on lihtsalt head püreesupid, mis on mulle maitsema hakanud. Ja need siia ma lisan alati valku juurde, olgu see siis, ma ei tea, kodujuust, kana, hakkliha, no mis iganes, et seda niisama paljana seda ei sööks, et see tuleks ikkagi korralikult süsivesikud ja valku juurde võtta. Aga neid on hästi erinevaid, lillkapsas, brokkoli ja tomatibasiiliku. Nii et kes vähegi tahab jälle kiirelt läbi saada, siis nendega saab väga ilusti hakkama. Et siin on korralikud tükid, pool pakki korraga ja paned ainult natuke vett ja mikroonahju ja mingit valku juurde ja on korras. Siin on terve hunnik juurvilju. Isegi ei tea, mis siin on, igatahes väga palju erinevaid. Ma just täiustasin seda. Rimi oma on lahtine. Mis iganes see 3 köögivilja, see, kui neid ei ole vahet, milliseid neid ostate tegelikult, siis kõik on enam-vähem okeid. Siin on mu vitamiin, mida ma ei ole pikalt joonud, astelpoivahl. Ja siin on mu kogu erinevatest kanadest. Ma ostan, kui on näiteks ka -25%, sest sellest ei juhtu mitte kui midagi. See on väga mõistlik osta, sest need on külmas ja nad säilivad ju väga kaua. Siis siin on veel kana delikatess hakkliha, siin taga on veel tavalist seahakkliha. Siin on minu kõik marjakogud, mis ma olen suvel korjanud. Siin samamoodi. Ma mul õpeta ära. Siin samamoodi. Ja neid jätkub mul õnneks terve talve ja sellega on, see on super, seda on vaja. Sellega on tuur lõppenud. Jällegi on see nagu jälle 20 minutit, et see on nagu väga pikk aeg, et väga paljud ei viitsigi vaadata sükust asja, mingit pläma. Seega, tšau!